Sinu sõna on elekter. Elekter on igas majas, selle postid on igal pool ümber terve maailma, elektrit saab igat moodi, tuuleenergia, siis saab hüdroelektrijaamadega veest, tuuleenergia saab tavaliselt näha neid tiivikuid Narva lähistel, hüdroelektrijaamad on ka Narva lähistel ja elekter on ka siin majas, elektrit kasutatakse lampidel, arvutitel, telekatel, välgus on ka vist elektrit. Kui elekter sind lööb mingi suure voldiga, siis saad surma. Hobuse tallis, kus me käisime, olid elektri need lindid. Kui sa neile vastu läksid, valutas su käsi 2 tundi järjest. Sinu sõna on suudlus. Tavaliselt teevad seda naine ja mees omavahel, aga on ka olemas geipaare ja lesbipaare, kes suudlevad, siis on igasuguseid erinevaid suudlusmänge, mida saab mängida erinevatel pidudel ja siis seda võib kasutada ka eelmänguna, siis see võib toimuda igal pool tänavatel ja igal pool üritustel. Võib ka olla niimoodi, et sa näed esimest korda inimest kuskil peal. Palju ma veel on? Kohe saan läbi. Okay. Sinu sõna on raha. Raha. Raha eest saab osta asju. Me teeme tööd, et teenida raha ja raha eest me ostame sööki ja eluks vajalikke asju. Ja rahaühikuid on erinevaid. Meil on näiteks kroon praegu, aga on eurod olemas, on naelad, on kunagi olid frangid ja on veel igasuguseid, rublad on ja igasuguseid rahaühikuid on olemas. On paberraha, on mündid ja raha on väga oluline asi elus. Kas rahal on võim? Ei ole. Ei ole võimu. Äkki aitab. Sinu sõna on seks. No see on siis, kui mehe tillu ehk siis jaapani keeles chimpo siseneb naise vaginasse ehk jaapani keeles manko ehk siis Jaapanis kokku pandes chimpo wa manko ni iremas ja see tekitab mõnu ja on tore tegevus siis, kui sa oled armunud ja abielus. Kas ma pean veel rääkima? Ja sul on veel pool minutit aega. Okei, veel pool minutit aega. No üldjuhul toimub see voodis, aga on ka muid variante, näiteks voodis ja poekabiinides, proovikabiinides. Koolis ei ole soovitatav, töö juures ka mitte. Tekitab probleeme. Kaua veel? 45 sekundit. Või tähendab 15 sekundit. No nii, siis... Noh, see on hea. Kas nüüd on kõik? Oota. No tuleb veel midagi. Ei tule. Sinu sõna on katastroof. Katastroof on siuke olukord, mis ei ole inimesest tingitud. Või tead, võib olla küll. Sellega enamasti kaasneb siuke paanikaseisund. Ja see on siuke suur õnnetus. Ja enamasti saavad keegi viga, kas siis loodus või inimesed. Ja see on siuke hull asi. Ja näiteks vahepeal oli minu parasiitsõna katastroof. Ma ütlesin lihtsalt igas peale katastroof. Aga enam ma ei ütle. Ja siis katastroof võib tekkida igasugustest erinevatest asjadest, erinevatel olukordadel, aegadel. Ja selle, et taastamiseks või mitte taastamiseks, vaid maandamiseks. Appi ma ei suuda leida õiget sõna. No igatahes kulub kaua aega.
näiteks, noh, jah, kaua aega. Sinu sõna on banaan. Banaan, see on kollane, kuulsam firma, mis seda toodab, oli vist Chiquita, kui ma õigesti mäletan. See on kollane, mida me pidime rebaste retsimisel sööma sukasööst. See on niisuguse kujuga, mis meenutab väga mehe suguorganit. Seda kooritakse, seda on koor, mida ei sööda, sisemist osas süüakse. See kasvab tavaliselt puu otsas, seega see on ka puuvili ja see tavaliselt, et see kasvabki kogu aeg puu otsas. See on tervislik, kuna tegemist on puuviljaga. Banaanidest on tehtud palju ingliskeelseid laule ja see on ka suht kuulus ja inglastel on selle hääldamisega probleeme, kuna nad päris tihti ei suuda lõpetada häälikute ütlemist, et nad vahest ütlevad lausa bananana, et see on üks halb asi. Ja sinu sõna on jobu. Jobu on inimene, kes teeb midagi väga pahasti. Ma ei tea seda sõna. Mis sa ikka kirjelda seda inimest, milline ta on? Tavaliselt on jopud inimesed jopud. No mis ta peab tegema selleks, et seda tiitlit kanda? Milliseks nagu, keegi on jobu, siis milliseks sina muutud, mis tunded su sees nagu tema vastu tekib? Negatiivsed tunded tekitavad jobud inimesed. Et täitsa kahju hakkab jobudest inimestest. Et need jobud on. Ja et jobud on omamoodi. Nad on erilised. Sinu sõna on partner. Okei, nii partner on inimene, kes on sulle väga tähtis, kellest sa hoolid, võib-olla partnerid võib olla erinevaid, sest et võib olla ka nagu äriga seotud partnerid või siis nagu armueluga seotud partnerid. Nad on väga tähtsad inimesed mõlemas mõttes. Neid saab usaldada, neid peab usaldama. Siis partnerid on väga lahed. Appi kui random. Jah, partnerid, neid väga tähtsad inimesed, ütleme niimoodi. Tänu neile võib-olla elada väga raskeid aegu üle ja nii äris kui ka muudes asjades. Sinu sõna on kadedus. Kadedus näiteks, kui inimene on kellegi peale kade, siis ma ei tea, sest on kade. Ma ei tea. Tõesti ei tea. Pane kinni, palun. Palun. Proovi edasi rääkida. Ma tõesti ei oska midagi rääkida. No proovi. Kuidas sina suhtud näiteks selles inimesed, kes on kade või kas sina oled kade vahest või mis tunne, et sa tekitad? No vahel olen ikka kade näiteks kellegi peale või... Aga mis tekitab seda, et kade? Ma ei teagi, ei oska öelda. No mille kadedaks näiteks, kui keegi on minust pikem. Sellepärast, et ma tahaksin ise pikem olla. Aga kas kadedus on nagu negatiivne või positiivne tunne pigem? Mõlemad oleneb, mis asjas või nagu niimoodi. Sinu sõna on selgeltnägija. Selgeltnägija. No selgeltnägija on see, kes sa võid minna selgeltnägija juurde ja siis ta võib sulle ennustada, et mis sul nagu tulevik ette näitab ja niimoodi. Ja mis ma veel ütleks, et noh, selgeltnägijad on väga erinevaid, mõned on nagu, kes oskavad ennustada ja mõned on see, kes soovivad raha selle eest saada ja neil on erinevad moodused, kuidas nad nagu ennustavad, mõni ennustab kaartidega ja mõnel on mingid omad tehnikad ja mõned on nagu õiged selgeltnägijad ja mõned lihtsalt nagu lihtsalt raha pärast teevad või meelelahutuse pärast seda. Jah, palju veel? 20 sekundit. Anna mõtlen, mida veel selgeltnägijate kohta öelda. K2 käis selgeltnägijate tuleproov, siis ma mõtlen,
ja seal väga palju õigeid nagu selgeltnägijaid ei olnud ja mingi jah, mõni oli selline nagu õige selgeltnägija, nagu mingi targem või midagi sellist, kes oskas. Sinu sõna on inspiratsioon. Inspiratsioon on soov teha midagi ägedat. Tavaliselt tuleb täiesti lambist, vähemalt minul. Kõik põhimõtteliselt rohkem pähe ei tule, nii et tšau ema. No proovi edasi rääkida. Mille peal sul see inspiratsioon tuleb? Inspiratsioon tuleb tavaliselt lambist täiesti vetsus ja siis ma hakkan joonistama mingisuguseid veel rohkem lambimaid asju. Ma ei tea, miks ma lampi ütlen nii palju, aga okei, tšau ema. Et ja siis ma hakkan ägedaid asju joonistama, sest ma midagi muud teha väga ei oska. Ja ma loodan, et minut on kohe täis, ausalt öeldes. Ei ole või okei. Räägi veel natuke see on nii halb sõna, ma ei oska mitte midagi selle kohta öelda. Mind inspireerib Paido Neugas ja Koit Toomega kaasa öelda. Ja nüüd ma tõesti loodan, et aega ei või. Sinu sõna on armastus. Armastus. See on kahe inimese vaheline selline asi või tunne või neese vaheline või siis on ka oma soo vahelisi. Et ja see on siuke ilus asi. Armastus. Paljud laulud on sellest kirjutatud ja ilus asi. Ja mingi hormoonid hakkavad möllama või mis iganes. Sinu sõna on täht. Täht, näiteks taevatäht ja ABCD, EFG. Siis on mingi langev täht ja ma ei oska midagi rohkem mõtelda. Igatahes on siis jah, tähendab kahte asja. Mm. 20 sekundit on aega rääkida. Ja ma ei oska midagi rohkem öelda. Sinu sõna on vähk. Vähk on loom, mida on võimalik süüa, mis kõnnib tagurpidi. Ta on punase koorikuga, koorikloom siis ja mõtlen vähitäht, kui on olemas. Vähk võin ma täiesti nagu igast teemast rääkida, et nende vähitäht, kui just inimesed näiteks teevad asju vastupidi kõike, siis kuna vähik on ja tagurpidi seetõttu. Vähk on jah, ma ei tea, ma ei oska rohkem. Ja see on loom, mida me sööme.